Tervist, sõbrad! Me räägime täna olla õnnistatud selleks, et olla õnnistuseks. Kirikumaailmas me kuuleme seda fraasi õnnistusi. Jumal õnnistagu sind. Ole õnnistatud. Ilmselgelt Piibel räägib väga palju õnnistatud olemisest, et Jumal õnnistab ja et me oleksime õnnistuseks. Nii et see ei ole tundmatu fraas ühegile kiriku inimesele. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda kuulsin seda mulle öeldavat 6. detsembril 1989 aastal. Me läksime oma klassivennaga otsima ühte kogudust, mis väidetavalt kohtus ühes kodus Vana-Pärnus. Sõitsime sinna kohale, üksnes et leida, et see grupp oli liikunud ühte avaliku koosoleku pidamise paika hoopis teises linna otsas. Ja mees, kes tuli meile seda teavitama, oli siis jäänud koju ka üks kristlastest, kes käis seal koguduses ja ma mäletan, ta ütles meile mitmed korrad, Jumal õnnistagu teid, poisid. Jumal õnnistagu teid. Ja ma mõtlesin endamisi, keegi ei ole ealeski midagi nii kaunist mulle soovinud. Ja muidugi sellel õhtul minust sai kristlane. Ja peatselt ma leidsin ennast sedasama fraasi kasutamas, soovides kellegile õnnistusi. Kui me kellegile õnnistust soovime, siis me peame silmas mitte ainult heade soovide edasiandmist, vaid me teame, et õnnistus räägib ühest taevasest puudutusest, ühest lisafaktorist, X-faktorist, lisatud sellele heale soovile või meie inimese pingutusele üks taevane soosing, taevane tugevus, mis aitab inimesel teha midagi, mida ta inimlikult üksinda teha ei suudaks. Nüüd vastavalt Piiblile õnnistus on kasvu, edenemist ja paljunemist esile toov Jumala vägi. Ja me võime selle kohta lugeda Piiblist mitmeid näiteid. Siin esiteks, 1. Moosese 26. peatükist me loeme Iisakist. Teises salmis Jehova ilmutas ennast temale ning ütles, ära mine alla Egiptusesse. Meie jaoks tänapäeval võime öelda, ära mine Soome, ära mine Norra, jää siia tööle, ma õnnistan sind siin paigas. Okay. Ning ütles, ära mine alla Egiptusesse, jää maale, kuhu ma sind käsin. Ära võõrana siin maal ja ma olen sinuga ja ma õnnistan sind. Ja me näeme, mis toimus Iisaki sõnakuulelikkuse tõttu. Salmist 12 edasi öeldakse, Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal 100-kordselt. Nüüd maal oli nälg, mis tähendab seda, et oli põud, ei olnud piisavalt vihma, ei tulnud esile vilja või maasaaki, aga Iisak sõnakuulelikkuses Jumalale, kes ütles, jää sina siia maale. Ja mina õnnistan seda, mida sa teed. Ma panen selle kasvama, edenema. Üks üleloomulik vägi on selle peal, mida sa teed. Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal 100-kordselt, sest Jehova õnnistas teda. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. Ja me loeme, et isegi vilistid kadestasid teda. Ja me loeme, kuidas hiljem seesama Iisak siin õnnistab oma poega Jaakobit. Ja 28. peatükis me loeme, siis Iisak kutsus Jaakobi ja õnnistas teda. 3. salm, kõige väeline Jumal, õnnistagu sind, tehku sind viljakaks, pane tähele, see on see, mida õnnistus toob, ja paljuks, et sinust tuleks hulk rahvaid. Ta andku sulle Abrahami õnnistust, sinule ja sinu soole ühes sinuga, et sa päriksid maa, kus sa võõrana elad, mille Jumal on andnud Abrahamile. Ja me näeme samuti õnnistuse väge opereerimas Jaakobi elus hiljem, kui ta teenib Laavani. Me loeme 1. Moosese raamatust 30. peatükist ja siin salmid 27. Ja Laaban vastas temale, see on Jaakobile. Kui ma nüüd sinu silmis armu leiaksin, ta tahtis, et Jaakob teda edasi teeniks. Märgid näitavad mulle, et Jehova on mind, sinu
pärast õnnistanud. Ja Jaakob jätkab siin kirjeldamaks, kuidas õnnistuse vägi oli paljundanud Laabani karja. Ta ütles, nimeta mulle oma palk ja ma annan selle sulle. Seda ütles siis Laaban. Siis ta vastas temale, sina tead ise, kuidas ma sind olen teeninud ja mis on saanud su karjast minu juures, sest pisut oli seda, mis sul oli enne mind. See on aga ohtrasti kasvanud ja Jehova on sind õnnistanud minu sammude läbi. Nii et Jumala õnnistus põhjustas seda kasvu ja edenemist Laabani karjale. Kuigi Laaban ei teeninud Jehovat nii, nagu Jaakob teenis Jumalat, ometi Laaban märkas, et tema karjaga juhtub midagi head, midagi erilist, midagi taevalikku, mis ei ole inimlikult seletatav. Jah, Jaakob tegi oma osa, Jaakob tegi oma tööd, aga kuidagi üks paljunemise vägi oli selle mehega kaasas ja see ei jäänud märkamata Laabanile. Ja me näeme siit edasi sedasama õnnistuse väge toimimas Jaakobi ühe poja, Joosepi elus. Lugedes 1. Moosese 39. peatükist, Joosep teatavasti müüdi Egiptusesse orjaks. Orjal ei ole oma vara ja tema omanik omab teda. Aga me loeme Joosepi kohta siit, et tema isand nägi, et Jehova oli temaga ehk Joosepiga. Ja kõik, mis ta tegi, Jehova laskis tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda. Ja ta pani tema oma koja üle. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle, see on Joosepi, ja kõige üle, mis tal oli, Jehova õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast. Ja Jehova õnnistus oli kõigega, mis ta kojas oli ja mis oli väljal. Ja 5. Moosese raamatu 28. peatükis on meil vähemalt 14 salmi kirjas sellest, mida õnnistus teeb ühe inimese elus. Siin öeldakse, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske. Mille ma täna sulle annan, tõstab sind Jehova, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused, pane tähele, õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind. Sina oled märklaud, need tabavad märki. Kui sa võtad kuulda Jehova oma Jumala häält, mis need õnnistused on? Õnnistatud oled sa linnas, õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinnas saak, su lojuste juurdekasv, su veiste vasikad, su pudulojuste talled. Õnnistatud on su korv ja leivaküna, see hakkab paljunema. Õnnistatud oled sa tulles, õnnistatud oled sa minnes. Kaks asja, mida me teeme, läheme ja tuleme. Jehova paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale su ette kaotust kandma, üht teed nad tulevad su vastu ja 7 teed nad põgenevad sinu eest. Pane tähele, mis siin öeldakse, Jehova käsib seda õnnistust olla sinuga, sinu aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned ja ta õnnistab sind maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Ja sa võid siit edasi lugeda ise, mida õnnistus teeb ühe rahvuselus, ühe isiku elus, kes Jehovat Jumalat teenib. Kui me aga räägime õnnistuse väest Uue Testamendi päevil, tuleks meil pöörata Galaatia kirja ja lugeda siit 3. peatükist, kus apostel Paulus ütleb, et Kristus on meid lahti ostnud käsuneedusest. Käsuneedus peamiselt kokkuvõetuna, me võime sellest lugeda siitsamast 5. Moosese 28. peatükist alates salm 15 ja siit edasi, oli surm, oli haigus ja oli vaesus. Need asjad olid märgiks sellest, et asjad ei läinud hästi. Õnnistus puudus ja tegelikult oli needus. Aga piibel ütleb, Kristus on meid lahti ostnud käsuneedusest, kui ta sai needuseks meie eest. Sest kirjutatud on, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub, et Abrahami õnnistus, see miks Jeesus ristile läks, et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks. Sina ja mina kuulume siia gruppi. Me ei ole juudid. Võib-olla sa oled juut ja kuulad seda saadet, aga enamus meist me oleme
paganad ehk mitte juudid. Ja Kristus suri ristil, võttis käsuneeduse enda peale, kandis selle selleks, et Abrahami õnnistus, seesama õnnistus, millest me lugesime siin 5. Moosese 28. peatükis, saaks meile osaks. Sa pead selle usus vastu võtma, see kuulub ka sulle. Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. Nüüd Paulus jätkab rääkimaks õnnistusest Efesastele kirjas ja 1. peatükis me loeme, et kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes muuseas on ka nüüd sinu isa, kui sa oled uuesti sündinud ja Jeesuse oma südamesse võtnud kui päästja ja issanda, kes meid on õnnistanud. Pane tähele, juba õnnistanud, mitte plaanib õnnistada, kavatseb õnnistada, kunagi õnnistab, vaid on juba õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevases asjus Kristuses. Ehk Jeesuses Kristuses, tema pojas, Jumalal oli juba üks õnnistuse pakett valmis, et kui sina ja mina usu läbi selle vastu võtsime, saime me osa sellega ka taevasest õnnistatud. Sul on iga õigus öelda, et sa oled juba õnnistatud iga vaimuliku õnnistusega. Nüüd pea meeles, et iga materiaalne õnnistus hakkab pihta vaimuliku õnnistusega. Seal Jaakobi, Iisaki, Joosepi elus, Abrahami elus toimus üks vaimulik, nähtamatu Jumala soosingu, paljundamise, kasvamise vägi, mis põhjustas seda, et nende karjad paljunesid. Maapind andis saaki. Kui teistel oli kuiv ja põud, siis Iisaki põllud kandsid head saaki. See vaimulik, nähtamatu õnnistuse vägi tegi seda, põhjustades selles füüsilises maailmas nähtavaid, mõõdetavaid, positiivseid tagajärgi. Nüüd, kuidas selles õnnistuses sina ja mina võiksime käia? Laulude raamat 128, 1 ja 2 ütleb, et õnnis on inimene, kes alati kardab Jehoovat ja käib tema teedel. Uues testamendis Jakobuse kirjas 1. peatükis öeldakse meile 25. salmis, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse, viidates tegelikult pühakirjale Jumala sõnale, on selle sisse vaadanud ja jääb selle juurde. Mäletad, mida Jeesus ütles? Kui minu sõnad jäävad teisse ja teie jääte minusse, siis paluge mida iganes te soovite, see saab teile. Ja siin öeldakse, et kui on vaadanud selle käsu sisse ja jääb selle juurde, see ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija, see on õnnistatud oma tegemistes. Nii et püsimine Jumala sõna printsiipides ja käies tema sõna järgi toob õnnistust sinu ja minu ellu. Sest kui Jumal ütleb sulle midagi teha, annab sulle instruktsioonid, mõningad on juba meil kirjas piiblis, mõningad asjad annab oma vaimu läbi meile spetsiifiliselt, nii nagu piiskop Märt Vähile Jumal andis instruktsioonid meie suvelaagris, mis just lõppes. Esimesel õhtul ta võttis üles korjanduse ja see oli juba märkimisväärne, ületas 10-kordselt seda, mis oli just eelnev koosolek korjatud. Aga järgmine õhtu Jumal andis piiskop Märdi südamesse teha midagi veel enamat. Ja ta ütles, ma terve öö mõtlesin, kas ma peaksin seda tegema, ma olen juba inimesi pigistanud. Ja nõnda siis see korjandus, mis kokku pandi teisel õhtul, oli sisuliselt 3 korda suurem kui eelmisel õhtul. Eelmisel õhtul korjandus oli 10 korda suurem, mis oli olnud päevasel teenistusel. Sõbrad, see on õnnistuse vägi, kui me oleme sõnakuulelikud Jumala instruktsioonidele. Aga on instruktsioonid, mida Jumal on juba meile andnud oma sõnas. Näiteks, tooge kogu kümnis varaite, et mu kojas oleks toidust. Nüüd keegi ütleb, Uues testamendis puudub üleskutse kümniseks, aga me näeme kümnise põhimõtteid läbi kogu Uue testamendi samuti. Ja muuseas, Jeesusel oli võimalus kümnise põhimõtet tühistada, aga ta ei teinud seda. Ta ütles, üht tuleks teha
ja teist mitte tegemata jätta. Ja Hebra kirjas me loeme sellest, et Jeesus jätkuvalt võtab vastu kümnist. Me toome selle kogudusse, aga kogudus ja Jeesus Kristus, kes on koguduse pea, on üks. Kui Paulus kiusas taga, kui Saulus kiusas taga kogudust, Jeesus ütles talle, miks sa mind taga kiusad, kui ma toon oma kümnise kogudusse, ma toon seda temale, tema võtab seda vastu. Piibel ütleb, et on õndsam või õnnistatum anda, kui saada. Saada on imeline, aga kui ma külvan, siis ma käivitan ühe õnnistuse tsükli. Jumal andis sinu ja minu kätte seemne ja Jumala käes on lõikuse vägi. Aga lõikuse issand saab õnnistada seemet, mis on külvatud, mitte mida ma oma käes hoian. Nii et sõnakuulelikkusel on vägi tuua õnnistust. Jeesus ütles seda samuti. Jah, õnnistatud on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad. Vanas testamendis on meil kirjakoht, mis ütleb, et kui nad kuulavad teda, on talle sõnakuulelikud ja teenivad teda, siis nad veedavad oma päevad õitsengus ja oma aastad naudingus. Ja üks teine kirjakoht ütleb, et nad saavad süüa maa parimat. Sõbrad, ma usun õnnistuse väesse. Me õnnistame sõnadega, me saame õnnistada tegudega, me usume, et Jumal on meid õnnistanud. Ja kui Jumal on meid õnnistanud, mida ta tõepoolest on, siis meie kutse on olla õnnistuseks. See on täpselt see, mida Jumal ütles Abrahamile. Ma õnnistan sind, et sina oleksid õnnistuseks ja sinus saavad õnnistatud kõik maailma rahvad. Ja ma tean seda, et see on tohutu õnnistus, et Jumala rahvas, Jeesuse Kristuse kogudus on siin maa peal valguseks ja soolaks ja üheks heaks jumalikuks mõjuks meie ühiskonnas. Nii et me oleme õnnistatud ja ka eestlastena täna oleme me rahvusena väga õnnistatud. Õnnistatud olemise eesmärk on olla õnnistuseks. Nii et sõbrad, ma õnnistan teid siit Karjase Kohvi stuudiost, oma väiksest kodukontorist. Ma kuulutan õnnistust sinu elule, sinu tööle, sinu ettevõtmise üle, sinu peresuhete üle ja sinu laste üle. Ja sõbrad, kui sa tead, et sa oled õnnistatud, siis sinu kutse on olla õnnistuseks inimestele, kes su ümber on. Nii et õnnista inimesi, aga ole õnnistuseks nendele, kelle keskel sa elad. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jaganud mõne oma sõbraga. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud. Ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada.